Siin geenivaramu keldris asuvad 200 000 eestlase geeniproovid ja äsja alanud uuring keskendub nendele geenidoonoritele, kellel on kõrge risk haigestuda südame- ja veresoonkonna haigustesse. Uuringusse kutsutakse 2500 geenidoonorit vanuses 45–80 eluaastat, kellel ei ole veel välja kujunenud südamehaigust, kuid geneetiline risk on suur. Selline pragmaatiline uuring, mida me nüüd saame läbi viia geenivaramu geenidoonoritele, on tõepoolest Eesti mõistes ja mitmeti ka maailma mõistes unikaalne. Ühelt poolt on siis geenidoonoril võimalus osaleda uuringus, kus ta aitab innovatsiooni viia tervishoidu ja teiselt poolt tal on ka endal kasulik, kuna talle hinnatakse siis südame-veresoonkonna haiguste riski ja perearst jälgib tema tervist 5 aasta jooksul. Ja siis nõustab teda selle riski osas, nõustab eluviisi muutuste osas ja kirjutab talle välja ka kolesterooli langetava ravimi. Ja eesmärk ongi siis testida seda eeldust, et kas ennetav ravi kõrge riskiga isikute puhul siis aitab vähendada haigestumust. Meil siin kliinikumis on selleks puhuks rakendatud tööle 12 meditsiiniõde, uuringuõde, kes hakkavad siis selle perioodi vältel, kui patsiendid või õigemini geenidoonorid uuringus on, nendega suhtlema regulaarselt. Lisaks sellele on kaasatud meil koguni 32 arst-residenti. Nii põhjalikult tegelikult tavaliselt südame-veresoonkonna haiguste ennetuses patsiendi ju ei uurita. Et selle suhtes on see ka geenidoonorile endale väga kasulik. Südamehaigused on enim levinud surmapõhjus Eestis ja võrreldes muu Euroopaga paikneme me kõrge südamehaiguste riskiga riikide hulgas. Umbes 40% võib-olla Euroopa keskmisest on meil kõrgem südame-veresoonkonna haigestumise ja siis ka suremuse risk. Põhjused on erinevad, et tegelikult on klassikalised riskid, mida me kõik teame, on ikkagi suitsetamine, on vähene liikumine, on ülekaal, on tegelikult ka kõrge kolesterool. Täna on Eestis kolesteroolitaset alandavate ravimite kasutamine võrreldes Põhjamaadega kordades madalam ja kõne all olev uuring võib olukorda muuta mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas. Siis, kui südamehaigus on olemas juba, aitab ta väga hästi ära hoida insulti ja infarkti, siis nüüd, et kui seda ei ole veel seda haigust, aga on juba kõrge risk, et kuidas ta siis mõjutab, et see on see küsimus, mida me proovime nagu lahendada või vastuse anda ja loodame, et kui sellel on nagu tulem, et siis see leiab ka laialdasemat rakendamist, jah.